Aitäh! Nüüd on siin minuga koos saatejuhid Kristjan ja Indrek ja osaleja on Arnis. Arnis, selge. No teie saatejuhid nägite, kuidas Arnisel saates läks. Saite ka tema roogasid ja pirukeid ja struudleid ja torte proovida. Et kommenteerige. Minu arvates Arnis oli väga hea näide sellest, kuidas inimene on arenemisvõimeline. Et ta vahepeal arenes väga hästi ja mulle maitsesid tema poolt valmistatud maitsvad asjad väga. Mulle meeldis see, et Arnise tööd juba võib-olla ka visuaalselt eristusid teiste omadest. Et ütleme niimoodi, et erinevus rikastas Arnise töid. No Arnis, kuidas sul endal tunne on, kas midagi läks täitsa nihuga? Ei läinud. Ma võin Arnisest vastata, et täitsa nihu ei läinud midagi, aga mis võib-olla balansseeris väga hea ja hea vahel, seda peab ise saatest vaatama. Aga kuidas Arnis sina saatejuhtide tööga rahule jäid? Ma võin selle eest ka vastata. Ma arvan, et Arnis suhtles meiega vabalt, kui me küsisime, ta vastas. Ma usun, et Arnis võis meie tööga rahul kindlasti. Poisid andsid mulle väga palju uusi ideid, mida küpsetada. Ma olen teile ikka veel võlgu ühe soolase rullbiskiidi. Jah, seda küll, heeringaga. Vorstiga oli. Kui me Tartusse tuleme, siis teed ära. Aga kuidas sul teiste osalejatega suhted olid? Ma vaatasin, et üksteist seal õpetasite ja olite nii-öelda toeks üksteisele. Et kas mingit rivaalitsemist ka ette tuli? Rivaalitsemist, no vähemalt mina ei tundnud. Meil kõigil olid erinevad tasemed, kes on küpsetanud väga kaua, kes mitte nii kaua. Ja see ongi see, et me õppisime üksteist tundma ja me saime väga sõbralikult läbi. Aga mis saatejuhtidele ja Arnisele ka tundus saate käigus kõige keerulisem ülesanne? Võib-olla kõige keerulisem oli ikkagi inimese koju saata, et meie töö oli teatavaks teha ja iga saate lõpus, et kes peab lahkuma. Ma leian, et see oli kõige asja. Minu arust oli Kristjanil õigus. Jaa, see poistel oli ikka väga raske töö. Aga roogide valmistamisest? Kui armastusega asju teha, siis ei ole midagi liiga rasket. Tuleb lugeda retsepti, natuke improviseerida ja loota heale õnnele ja siis ongi kõik hästi. Ja et masinad sinuga koostööd teeks. Ahi läheks soojaks ja külmab külmetaks. Aga suhtus mõnikord niimoodi ka, et midagi ei tulnud välja, sest et elektroonika ei olnud sõber. Seda ma arvan, peab vaatama jällegi saatest. Kas oli selliseid hetki või ei olnud? Meil on praegu raske seda kommenteerida. Aga saatejuhid, kui nüüd tuleb järgmine hooaeg ka seda saadet, kas siis ja tuleb pakkumine seda saadet juhtida, kas võtate vastu? Kui pakkumises on kõik niimoodi, nagu meile sobib, siis on täiesti võimalik, et me mõtleme selle vastuvõtmise peale. Kas me peaksime võtma? Jaa, kindlasti. Eks seda ole ka saatest näha. Ma ei ole selle peale veel mõelnud, sest sellist pakkumist ei ole veel tehtud, aga kui selline pakkumine meie lauale maandub, siis me kindlasti kaalume seda. Aga suvesangarid, suveks trimmi. Saite suveks trimmi ja kuidas siis saate ajal oli, kas koogikesed natukene rikkusid ära ka? No, nagu juures olevat pildilt näha võib, siis sellist mingit suurt kahju ei ole meie füüsisele tekkinud. Kui süüa niimoodi, et sa raiskad rohkem energiat, siis ei ole figuuril iga midagi. No eks te ikka karglasite ja hüplesite seal nagu väga palju ringi ka nii, et... Nipp ongi jah selles, et süües kulutada rohkem kaloreid, kui sa endale sisse sööd. Selge, aga suur aitäh teile! Aitäh!